Yo rahvas, siin Ralf. Enne kui see video algab, siis kindlasti smashige seda like'i buttonit ning visake mu kanalile subscribe, kui te veel seda teinud pole. Liituge playerite armeega, you know what it is. Samuti teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Ja kui sul on soovi järgmised video shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Davai, nautige videot. Nagu te teate, siis ma olen alati hoidnud teid kursis oma setupi muudatustega. Mu teekond siin YouTube'is sisu luues algas täiesti juustu Delli läppari, veel juustuma second monitori ja Xbox 360-ga. Pärast seda ma ostsin oma elu esimese lauaarvuti, mis oli reaalselt kontoritöödeks. Budget setup, don't blame me, mul ei ole mingi kõige hullem gaming setup, eks ole. Mul oli varem suur laud. Kuid ma siiski mängisin sellel, monteerisin videoid ja tegin ühe väga ebameeldiva kvaliteediga livestreami. Lõpuks, kui ma endale enam-vähem korraliku gaming PC soetasin, hakkasid ka streamid tulema. Arvatavasti enamus teist on saabunud siia just nende streamide vältel. Ja ma olen väga tänulik teile, et olete liitunud selle teekonnaga. Iga uuenduse või uue aasta puhul olen teile näidanud oma man cave'i, oma pelanurka, oma produktiivsuse ja samuti ka laiskuse jaama. No tere tulemast, ma olen teid juba mingi kuradi tund aega oodanud siin. Siin on minu gaming setup. Nagu sõna otseses mõttes gaming setup, siin ma mängin oma legodega, oma autodega. See on põhimõtteliselt minu kriibi kõige parem osa, et siin on minu DX Racer Gaming Chair, on ju väga mugav. Nokia All-in-One i7 protsessoriga 30 tolli, põhimõtteliselt väga kõva PC. Nii, siin on minu second monitor, Ultra HD, 4K. See on väga mugav, näiteks kui ma monteerin oma videoid, siis on nagu väga mõnus, et ühel ekraanil on näiteks Spotify ja teisel ma siis editin Windows Movie Makeriga oma videoid. Ja muidugi Need for Speed ja Crazy Frog Racerit mina mängin oma selle ülikalli ja mõnusa käiguvahetusega rooliga ja Schwarzkopi ülimugav, ülihea, super pehmendustega ja ülistiilne gaming headset. Ja no eks ma siis näitangi teile, kuidas ma Need for Speed mängin, et paneme mu kuradi PC tööle. Nüüd jõuame mu setupi juurde. Mis? Ma ütlen uuesti, see ei ole mitte midagi erilist. See on mulle mugav, see on suhteliselt budget setup, don't blame me, mul ei ole mingi kõige hullem gaming setup, eks ole. Mul oli varem suur laud, aga nüüd mul on sükene väike laud, mille ma sain õetoast. Nagu näha, sellel on siin sahtlid, värki ja siis see on natuke kõrgemal. Jap. Mul ei ole cable management tehtud. Ma ei tee ka seda. Tuba näeb selline välja. Setup, chillimisnurk. Ma näitan teile ka, milline mu tuba on siis, kui tuled on kustus. Aba. Issa vibe nagu. See on nii rets vibe. Siin õhtuti chillida, pelada, sõpradega juttu rääkida, vaadata filme, vaadata videoid. Yeah, siin on ülitaup. Siin põhimõtteliselt kõik on sama. Mul on 2 monitori, mul on uus freaking tool. See on nahktool, see on lihtsalt kontoritool. Te olete näinud mind siin istumas videotes main channelil ja streamides. Enne mul oli gaming chair, mingi Racer tool oli, aga ma vahetasin ära. See monitor oli mul juba eelmises gaming channeli setup tuuri videos. See on siis 24-tolline 1 millisekundi response time'iga. Ma tahaksin osta endale vähemalt 144 Hz monitori, sest need mõlemad, nii see kui ka see on 60 Hz-ised. See on siis mu main monitor ja siin on mu second monitor. Nii, siin on mul siis mikrofon. Ma saan selle tõmmata siia ette, et ma saaksin streamis ilusti rääkida. See on mu kõlarid, subwoofer, helikaart, saan siin heli tugevust reguleerida. See on mingi odav iBoxi klaviatuur 80%. Seda ma mõtlesingi, et võib-olla osta siis uue klava ja uue hiiremati, aga ma ei ole sinnamaani veel jõudnud. Nii et siin ma siis tegutsen. Nii, mu PC, ta ei ole midagi erilist, ta ei ole hullud flashi, tal ei ole nii palju RGB-sid. See klaas käib küll siin lahti, aga ma ei ole seda lahti võtnud eriti. See on erinevad need värvirežiimid, aga noh, see ei ole mu jaoks nii tähtis. Igatahes spekid on siin. Ja, siia kohta ma leiutasin siis endale süüks chillimisnurga, uue monitori, uue klava, mida ma olen ammu tahtnud. Ja nüüd me oleme siin. Ma ostan siis arvutitargast. Let's go! A few moments later. We got the bad boy.
Ette jääb lavaga. Ai ja tšekkige kõik mu ilusat maniküüri. Ma ei kujuta ette, kuidas see karp nii suur on. See monitor tundus nii väike. Nagu jah, ta tundus seal teiste kõrval väike, aga seal oli ju mõni oli suuremad monitorid, mõned olid väiksemad. Aga 27 tolli on nagu... 27 tolli on sama suur kui teedus. Põhimõtteliselt ma ei hakanud minema all out. Ma tahtsin endale teist 27 tollist monitori. Nagu näha, praegu on üks monitor seal ja teine on siin. Mul oli siin muidu 2 tükki, 27 ja 24. Ja siin oli üldsegi telekas, aga ma mõtlesin, et ma jätan siia selle 24-se. Igatahes, et kuna mul on Logitechi hiir ka, siis ma mõtlesin, et võtta siuke... mitte budget, aga siuke mitte nii kallis Logitechi klava. Mulle meeldivad täpselt need, millel ei ole numpadi. Võtsin siis selle Logitech G Pro. See on vist Logitech G Pro lihtsalt. Ehk siis see on... Aijah, nägid, kuidas mul lõin ennast just. See on vaiksem, see on mul ülivali lihtsalt. Let's open this shit up. Ja ausalt öeldes lõpuks sain ma oma unelmate game setupi valmis. Vibe oli õige, kõik võimalused pelamiseks, streamimiseks ja videote loomiseks olemas. Kuid see ei olnud piisav. Ma tahan näidata teile midagi lahedat. See siin on power supply. God damn! 3070 Ti. Ma upgrade'in oma PC, aga me teeme nagu haigema upgrade'i. Ma mõtlesin, ma hoian seda täiesti saladuses, aga võib-olla on just lahedam, et ma kaasan teid nagu selle protsessiga. Ja siis ma teen mingi aeg Gaming Channel'i video, kus me paneme selle arvuti kokku. Oh my god, siis saab jälle arvutil streamida. See on ebareaalne, mu PC ei pea mitte midagi välja. Seega siin me oleme. Loomulikult on palju veel teha, kuid see nõuab aega. Mu setup ja PC vajavad veel uuendamist, kuid iga hea asi omal ajal. What's up, boys? This? Uus case, kas pole mitte ilus? Mingi täiesti lahtine. Panen juhtme. Plönns. Hakkab looma 3070 Ti läheb siia. God damn. Vaata seda cable managementi. God damn. Väga piist. Vaata kui suur see on. That's what she said of course, aga nagu mida helle. God damn. Nii tõe moment. God damn. Kuule, need värvid on päris ilusad. Kuule, kui vaikne. Damn. Tööle ka. Täiesti haige, kui vaikne. Täiesti vaikne. Siukene saabki mu PC olema kuradi lahtine täiesti. Mitte ühtegi kaant ei ole. Vaadake seda freaking videokaarti. Vaata, kui suur see on. Täiesti haige, that's what she said also. Aga mida ma tahan siin uuendada veel on see, et osta uus emaplaat, panna uus protsessor siia peale, osta RAM-i juurde ja tegelikult oleks vaja ka mälu juurde, seega veel üks mingi terane SSD juurde. See mul on praegu 500 ja 250 ja see saab nii kiiresti täis nagu. Mul ei ole isegi palju mänge. See on massiivne kaksisöö minu jaoks. Ma tean, et ta mul praegu niimoodi pandud, et nagu eriti ruumi ei ole või nii. Aga see on väga ilus kast. Seda kasti ei ole küll praegu väga palju näha, sest et noh, ma pidin Playsta ka kuidagi siia mahutama, aga see on väga ilus kast ja eks vaatab. Kunagi, kui midagi ümber tõstab siin, siis saab kasti ka võib-olla paremini näidata. Ja tegelikult koos selle arvuti uuendusega ma tegin endale ka siia sükse pelanurga. God damn, vaata! Istud siia maa! Praegu on see valgus ekraanil, aga god damn, vaata seda pelanurka lihtsalt. Siin on kõik Playsta mängud, mingi kollektsionääride asjad, mis mul on olemas. Ja siin saab lihtsalt Xboxi mängida, see on comfy as hell. Ma tegelikult originaalselt hakkasingi Xboxi üldse niimoodi mängima, et mul oli lihtsalt monitor maas. Ja see oli nii mugav lihtsalt, see oli nii mõnus, see on nii lahe vibe, kui sa istud maas siukse mugava kotttooli peal ja sul on ekraan ka niimoodi madalal ja siis sa pelad, I love it. Tehnilisest poolest siin on mu tavaline i5 10500 Prose sees. Videokaart sai uuendatud 3070 Ti, täiesti haige, see on massiivne. Ma ostsin uue CPU cooleri ja siin on nagu näha 4 fänni veel, seega see õhk ringleb üli hästi ja noh, see kast on ise ka auguline, nii et see arvuti ei kuumene mitte kunagi üle reaalselt. 16 giga RAM-i, ma tahan 32 panna, aga kutid, ma loodan, et teil meeldis see video, kindlasti smashige seda like buttonit. Kui te olete uued, siis visake subscribe ning mis kui mõeldad, ma loodan, et teile meeldis see video. Davai! I get paid every day of the week.